Mis on kiirendus? Jalg sirgeks ja põhja. Põhimõtteliselt küll. Tegelikult ei ole. Nüüd kuulake saate teada. Mis veel on? Jah, millega sõita, kuidas sõita. Kellega sõita. Kõike saate teada. RT, seda küsite kõige rohkem, seda saate teada. Mis on RT? Ma ei tea. Äkki pärast räägime. Sa võiks mulle rääkida, ma ka tean. Tere Kaarel. Tere Harri. Täna on siuke huvitav päev, et täna me ei räägi sinust mitte midagi. Jumal tänatud. Jah. Täna on tellimusosa ja inimesed on tellinud, palunud, et oleks osa, mis siis selgitab ja tutvustab tegelikult kiirendusvõistlust üleüldse. Ja ma ei tea, minu arvates pole nagu mõistlikumat inimest, keda kutsuda kui sina. No kindlasti on, aga sa pidid minuga leppima lihtsalt. Jah, okei, seekord teeme nii, et sina käid kah. Jah, sobib küll. Aga mis on üldse kiirendusvõistlus? Eks sellel on mingi ametlik termin ka kindlasti olemas, aga kiirendusvõistlus iseenesest on ju nii-öelda nagu mõõduvõtt veerandmiilisel distantsil. Mis on siis meetrites 402 palju. Midagi. Meil on see välja prinditud spikker niimoodi selle mõõdulindi peal, millega alati maha mõõta, eks ole. Kui palju on sul 330 jalga, kui palju on 660, kõik on kirjas. Aga põhimõtteliselt jah, 402,3 midagi meetrit ühesõnaga. Ja tavaliselt võisteldakse nii-öelda nagu kõrvuti, mees mehe vastu, naine naise vastu, mis iganes, sõiduki vastu. Ja kes sõltuvalt klassidest, kes lõpetab enne selle distantsi, ongi võitja. Väga lihtne. No hästi lihtsalt öeldes nii-öelda. Kindlasti inimesi ka huvitab see, et kus on tulnud see 402 meetrit, ehk siis veerandmiili. Kuna ju drag racing ehk kiirendusvõistlus on ju Ameerikas pärit, siis Ameerikas, üks on see, et on nagu hea mõõt on ju. Ja teine on see, et mingisugune, ma nüüd ei tea, kas see tõele vastab, aga mis ma olen kuulnud, et see keskmine 2 kvartali vahe oli veerandmiili Ameerikas. Siin on ilmselt igasugu linnalegende, kuidas saadud on. Ei täitsa võib olla. Sest ju tegelikult ju kiirendusvõistluste olemus, kui selline läheb ju üldse peaaegu juba eelmise sajandi algustuuri. Kui oli esimene auto, siis oli kiirendusvõistlus. Aga ju nimetatud see ju sport, mõnes mõttes see alguse ju Ameerika Ameerika kuiva seaduse ajast, kui olid Moonshine'i vedajad ja nemad hakkasidki reaalselt autosid tuunima, et politsei eest ära saada. Ja siis tekkiski see, et mul on kiirem, ja siis mehed hakkasidki mõõtu võtma ja sealt on nüüdseks selline suur spordiala välja kasvanud. Kas meil, mis veel kiirendusvõistlusega? Tegelikult ju kiirendusvõistlus jaguneb suuresti nagu 2 alamkategooriasse võidusõidu mõttes. On ju bracket sõitmine ja heads-up sõitmine. Jah. Ma arvan, et nii on nagu kõik. Et aga näiteks, mis heads-up otse tõlkes on nagu hea lihtne, et on natuke arusaadav, selle me räägime kohe üle ka, aga nagu äkki sa selgitaksid, mis see bracket võistlemine täpsemalt tähendab? See on selles mõttes mu leivanumber, et me korraks nagu ajalukku tagasi minnes, siis kunagi, kui me seda oma ajavõttu softi kõiki tuunisime ja möllasime ja madistasime, siis tegelikult oli see, et meil olid hästi pikad jutuajamised sellega nii-öelda Jaanusega, Kristjaniga ja kõikidega. Ja siis kunagi see kulmineerus nii-öelda sellega, et ma lubasin välja anda raamatut Bracket Racing for Dummies. et see ka tuleks, aga ei, me sinnani ei ole veel jõudnud, aga ühesõnaga Bracket Racing on tegelikult nagu kõige vaatemängulisem minu jaoks selles mõttes, et ja ta on kõige ettearvamatum nii-öelda ja võib-olla ka kõige rohkem sellist närvikõdi pakkuv nii sõitjale kui ka pealtvaatajale, et ta on niisugune omaette asi, et seal on nagu mõte selles, et igal autol on Bracket Racingus siis oma selline oma aeg, millega ta peab selle veerandmiili läbima, eks ole. Ja vastasel on oma aeg ja need 2 autot võistlevad nii-öelda sisuliselt vastu enda aega ainult, mitte midagi muud.
ja seal on noh, ka meie radadel tegelikult on ju olnud neid olukordi, kui meil ka praegu on ju tavaline nii-öelda nagu bet-klass, eks ole, pluss bike bracket ja kui bike bracketis sõitis, vahepeal sõitis Tellu oma chopperiga, mis sõitis mingisugune 17 sekundit või midagi sellist ja siis sõitis Dave kõrval, kes sõitis, eks ole, 8. Et siis noh, see on täpselt samamoodi, et see aeglasem sõiduk läheb sulle ammu enne rajale, eks ole, ja siis see kiirem läheb mingi hetk järgi ja selle bracket racingu nii-öelda nagu mõte on see, et kes ületab finišijoone esimesena sõitmata puruks oma indeksit. Ehk ükstapuha kumb on ees, kui indeks ei ole katki, siis tema võidab. Noh, ehk suuresti võib öelda, et bracket racing on täpsuse peale kiirenduse sõit ja heads-up racing ongi nagu selle peale, kes on... Aga see heads-up on ka tegelikult, noh, kui me räägime nagu meie nii-öelda nagu nendeks indeksklassidest. Aga ma mõtlen, kui hetkel indeks, kui selline välja jätta. No jah, kui see välja jätta, kui võtta nagu puhas heads-up, siis on jah niimoodi, et kes nii-öelda nagu jalga jõuab kauem sirge hoida ja kellel on võimsam auto, eks ole, sisuliselt. Aga bracket ju, selle mõttes bracket on nagu oluliselt nagu keerukam seda selgitada ja nagu seda teha, sest et seal ju kvalle sõidetakse ju reaktsiooni täpsuse peale või? Ei, see oli junioritel oli see. Jah, need on, noh, tegelikult on neid jällegi neid lähenemisi kui selliseid on nii-öelda nagu erinevaid. Enne vanasti, kui me räägime nagu väga-väga ammu, kui meil oli bracket klass, siis meil tegelikult ka sõideti reaktsiooni aja peale. Ehk sa kvallis üritad saada reaktsiooni aega, võimalikult paremat selle järgi tehti pingerida, eks ole, ja finaalis siis juba oli ka indeksmängus. Nüüd hetkel juba sõidetakse kvalifikatsioonis ka selle peale, et kes sõidab kõige täpsemini seda indeksit, mis ta ise on endale ette andnud. Ehk ta peab nii-öelda nagu jääma selle indeksi positiivse poole peale ja võimalikult täpselt sõitma. Ja see iga ring võid seda indeksit muuta. Ja seda sa võid nii kvallis muuta kui ka eelikas muuta. Et põhimõtteliselt sa lähedki, mõnes mõttes sa lähed rajale ise endaga võistlema, kuna sa paned ette aja, mida sa tahad sõita. Ja kas bracket, kuna see RT ehk reaction time ehk meie mõistes siis reageerimisaeg, millest me pärast räägime täpsemalt, kuna see on kõige rohkem poleemikat nagu ja küsimusi tekitanud, siis kuidas bracket racingus reaktsiooniaeg mõjutab? No ikka mõjutab, reaktsiooniaeg mõjutab kõikides sõitus, kui me nüüd räägime nii-öelda nagu eliminaatoritest, mitte nagu ajasõitudest. Ajasõitudes reaktsiooniaeg mõjutab ainult siis, kui sa pead parima reaktsiooni aja saama, ehk näiteks nagu junior klassid hetkel, eks ole, junior bracket, junior dragster, aga kuidas ta üleüldse mõjutab RT kogu seda sinu sõitu või sinu võistlust on tegelikult see, et noh, bracketis samamoodi nagu ka teistes võetakse sul tegelikult ju ET, mis on siis maa läbimine aeg pluss RT, liidetakse need kokku ja kummal on see nii-öelda nagu pisem, eks ole, kui kumbki pole nii-öelda nagu indeksit lõhki sõitnud, eks ole. Ehk siis bracketis? No bracketis on esimese asjana tegelikult vaadatakse seda, et noh, kuna seal on seesama, mis ma rääkisin, et sa pead esimesena olema see, kes ületab finišijoone, eks ole. Kui sa oled öelnud, et minu maa läbimise aeg on, noh, ma ei tea, ütleme 9 sekundit ja teine ütleb, et tal on 11 sekundit. Ja mõlemad sõidavad nii-öelda nagu, noh, ülespoole oma indeksit, eks ole, siis tegelikult vahet ei ole, sa teoreetiliselt, kui sa sõidad näiteks ka 9-2, aga su reaktsiooniaeg on näiteks sekund, siis sa lõppkokkuvõttes oled oma indeksist sellest 9 sekundist kõvasti kaugemal kui see teine mees. Ja tänu sellele sa kaotadki. Et reaktsiooni aeg tähendab ju seda, et millal sa reaalselt hakkad liikuma. Puu läheb sul roheliseks ja sina siis ootad nii kaua, kuni sa ootad ja kui sa auto või sõiduk hakkab liikuma, siis sellel hetkel nii-öelda rakendub nagu reaktsiooni aeg. Seda ma tahtsin küsida, et eliminaatorites niinimetatult siis see indeks, mida bracketi sõita endale ette paneb, toome näitena, mis siis ongi siis, noh, ütleme, et pani 10-0 on ju, et siis tegelikult see ongi tema siis sõidu ja reaktsiooni aja summa. See on ET ikkagi, puhas ET. Puhtast ET-st ei tohi tal seda kiiremini sõita. Ehk kui ta sõidab 10-0 või ülespoole on kõik väga hästi ja sinna lihtsalt, noh, reaktsiooni aeg tuleb selle võrra lisaks, et sa pead nagu aru saama, kumb nii-öelda nagu oli enne finišijoonele. Selleks ongi tegelikult see ET-RT ja sa vaatad tema oma indeksi lahutad maha ja sa tegelikult matemaatiliselt saad aru, kumb oli sul enne seal finišijoone peal. Aga ju see ju nagu meil siin on kunagi superfinaale tehtud, see läheb ju ka bracket racingu alla ju? Jaa, läheb just. Superfinaalid ju
on praktiliselt alati loositud ja noh, see oleneb, kuidas see nüüd nagu tehtud on, kas oli iga klassi 3 paremat, 2 paremat, kõige paremat, noh, sõltub jällegi palju sul aega on ja muid asju, eks ole. Aga seal oli jah, samamoodi, et iga nii-öelda nagu superfinaali sõitja pani oma indeksi. Noh, miks see nii oligi see, et kui sa võtad nagu kõikide klasside paremad, eks ole, sa võtad street klassi parema ja OL-i parema, siis teoreetiliselt nad loositahtel võivad ju minna kokku ja noh, seal sa pead ju nagu mingisuguse võrdlusmomendi kuidagi tekitama ja tänu sellele see bracket nii-öelda nagu sellisel puhul ongi nagu ainuõige lahendus. Aga sellisel juhul, kui me räägime nagu niinimetatud superfinaalide bracketist, seal on kindlasti mingisugune õige termin ka, aga sellisel juhul sinu indeksiks on sinu päeva parim või kvalli parim aeg? See on, seda tegelikult ei ole meil kuskil reeglistikus kirjas. Aga see on nagu, mõtlen, kujunenud on umbes niimoodi. Jah, seda on niimoodi tehtud. Et sa võistled jah oma päeva parima ajaga ja noh, sest et see välistab nii-öelda nagu selle, et mõni vend, kes on noh, tuunib seal vahepeal ja paneb mingi muu indeksi endale või teeb midagi. Kuigi noh, otseselt ei ole ka vahet, et kas see indeks on sul ette kirjutatud või see indeks on sul vabatahtlikult tehtud, et teoreetiliselt noh, samasugune võimalus on nagu kõigil, eks ole. Aga ju tavaliselt superfinaalides vist selle indeksiga on olnud ka see, et eliminaatoris sa võid enda indeksit lõhki sõita. Ma ei mäleta nii täpselt, kui aus olla, sellepärast, et viimasest superfinaali sõidust on aastaid, kui me tahaks öelda juba 10 aastat möödas, aga kas mitte isegi 2014 on viimane superfinaal? Võimalik, et see oli super ammu ja kuidas toona täpselt see asi tehti, ma peast ei julge öelda. Ma lihtsalt väga hästi Rock Race'i pealt mäletan seda, et seal oli see... Täitsa vabalt võis olla, täiesti vabalt võis olla, et seal muidugi oli see, et superfinaalides kui sellises seal loositi paarid ja siis need paarid põhimõtteliselt sisuliselt pandigi ellikatabelisse ja sa hakkasidki kohe ellikat sõitma, aga kui sa oma indeksi sõitsid lõhki, siis sa sisuliselt olid selle paari ju kaotanud. Oota, aga kas mitte 2017 Speedest Legendsil legendide klassid ei sõitnud mitte sama selle järgi? Seda oleks võinud Aivo käest küsima. Seda oleks võinud Aivo käest küsima. Mul hetkel on selline mälestus. Võib olla, seal igasugu Speedest Legendil on igast lollusi alati tehtud, nii et ma üldse imestaks. Ja heas mõttes lollusi. Ei, no jah. Räägis tehaksegi ainult heas mõttes lollusi. Aga minu meelest seal oli küll see ja siis oli veel see samamoodi, et sa võisid oma indeksit lõhki sõita. Et ikkagist, ta oligi nagu bracket head sub racing nagu läbi segi põhimõtteliselt. Noh jah, siis osa sellest võlust kaob ära, eks ole, aga jah, ma jällegi pead ei julge anda. Jah, okei. Ma arvan, et bracketiga vist või on veel midagi, mida peaks lisama bracketi kohta? Ega üldiselt ei ole, mis selle bracketi võlu on, võib-olla see ongi see sama võlu, et esiteks see ajavahemik on päris suur, mida sa võid sõita, eks ole. Ja bracket klassi iseenesest ka see entry tulek on nagu hästi hea lihtne, et sul ei pea olema spetsiaalauto selleks. Sa võid tulla täiesti suvalise tänavaautoga, kui sa ei taha sõita seda heads-up klassi, mis natukene võib-olla ma ei tea, tekitab sulle rohkem pinget või mingit muud asja, siis bracketit on selles mõttes lihtne, et sa võistled nagu iseenda nii-öelda nagu ajaga ja seal see, et kas teine on kiirem või aeglasem, üldse ei mängi rolli. Et selle võrra see bracket racing on tegelikult siuke asi, mida tasuks proovida ja noh, kui me üle-eelmises oma saates, eks ole, rääkisime sellest, et kui me kommenteerima hakkasime, siis Priit Veski oli, kui ma õigesti mäletan, siis kõige esimene Eesti bracketi klassi võitja oma, ma ei mäleta, mis autod oli mingi pisikene punn, mida keegi üldse ei eeldanudki, et see nagu midagi võita või võttis niimoodi bracket klassi võidu. Et noh, see näitab nagu seda, et sisuliselt võid sa võtta oma igapäevasõidu auto, tulla bracketit sõitma või antud juhul spet-klassi näiteks meie puhul ja võid minna kivinäoga tiitliga koju ilma nii-öelda nagu mingisuguse probleemita, et sul auto ei sõida 9 sekundit näiteks. Kas mitte isegi ei olnud see, et esimesel Rock Race'il jõudiski superfinaalidesse välja sinine Manta, mis sõitis ju tegelikult mingit täielikku niimoodi kalendrit ja ta ju siin Eesti kõik kurjad mehed lülitas välja ja finaalis lihtsalt soomlase vastu vist närvipindanud vastu, aga ma ei mäleta, kas ta tegi hästi kehva reaktsiooni või võttis punase, et siis sellega nagu somm võttis ta ära, aga oligi see, et nagu vaatad päeva üks aeglasemad autosid tegelikult, aga noh. No jah, et see tegelikult ongi
noh, see superfinaaliks, see on võib-olla natukene utreeritud bracket, kuna sinna pannakse ikkagi nagu noh, väga-väga palju erinevaid kokku, et aga bracketis üldiselt jah, ei loe su auto nii-öelda nagu selline lõppvõimekus või kiirus, kui sa mahud sinna ajaraamidesse, mis meil nii-öelda bracket klassis on, siis on ainult tulnud. Ja seal lihtsalt hästi tähtis ongi see, et sa tunneksid ise oma autot, et mis on selle auto võimekus sõita. Aga selleks ongi ju ajasõidud, selles mõttes, et bracketis, kui sa paned endale indeksi, jah, indeksi järgi sa nii-öelda nagu kvalifitseerud, eks ole, aga noh, kui sa saad 4 ringi näiteks sõita, 3-4 ringi, sa esimese ringi paned mingisuguse suvalise, kui sa ei tea. Proovid, vaatad, tuli hoopis sinna, järgmine ring muudad selle õigemaks, eks ole, ülejärgmine ring veel õigemaks, siis sa lõpuks tegelikult saadki kätte oma selle auto sihukese sweet spoti, eks ole, kus on nagu kõige magusam see indeks, kus sa tead täpselt, et millal ära minna, millal ta käike vahetab, millal kõike teha. Sa ei pea pidurdama, eks ole, sa saad ilusti lõpuni ära tuhistada ja kõik nagu ongi korras. Eliminaatorites on siis see ka, et kui võistluspaar läheb rajale, siis toomegi selle 10 versus 12 sekundit näite, et see mees, kes sõidab 12 sekundit, tema roheline tuli süttib ju 2 sekundit varem. Jah. Et ongi see, et mitte ainult roheline, selles mõttes, et kogu tema puupool jookseb varem. Jah, et pre-stage'is on mõlemad just. Ja siis lihtsalt puud aktiveeruvad radadel erinevalt. Ja no stardiprotseduur algab sellel hetkel, kui mõlemad lähevad stage'i, eks ole, ja siis lihtsalt üks puupool hakkab enne jooksma ja teine jookseb siis oma selle õige vahe delay'ga, mis on 2 indeksi vahe, eks ole. Siis ma arvan, et bracketist on hetkel kõik. Loomulikult, kui teil on endal küsimusi, nii bracketi kohta kui see kõik, mis me edasi räägime, siis pange kohe kommentaaridesse, üritan mina vastata. Võtab äkki Kaarel ennast kätte, vastab ja küll on veel inimesi, kes oskavad aidata, kui hätta jääme. Aga heads-up racing on siis kõige klassikalisem kiirenduse versioon, mida me teame ja mida me kõige rohkem ka siin videleme. Ehk siis ongi mees, kes on esimesena üle finišijoone, aga nüüd tulebki see indeksklassi värk sisse, mis siis indeks määrabki ära selle aja, millest sa ei tohi kiiremini sõita, aga sa pead olema ikkagi esimesena üle finiši. Põhimõtteliselt küll. Ja, et see on nagu kõige lihtsamini seletatud. Ja indeks tekib tavaliselt suuresti ohutusreeglite järgi tegelikult on välja kujunenud. Või noh, nad on nagu käsikäes kuidagi, et jah, ütleme niimoodi, et kõik need sellised väiksemad klassid, kui me räägime Streetist, Street A-st, Street B-st, siis seal on püütud hoida see indeksite vahe selline mõistlik, et sul oleks ühest klassist teise liikumine nagu võimalikult selline nagu lihtne ja kui me läheme juba suuremate klasside juurde, siis jah, kõik need juba on suuresti seotud puhtalt ohutusreeglitega, millal sul tuleb kaar, millal tuleb puur, millal tuleb mingi muu asi, ühesõnaga kõik. Okay. Ja nüüd me oleme hästi palju siin rääkinud erinevatest lühenditest, RT, ET ja nii edasi, et niisugused põhilisemad, mida me kõige rohkem kasutame, et igaks juhuks selgitame need ka lahti. No ega me sisuliselt 2 kasutamegi, RT ja ET, eks ole, ja Taialinn on 3, mis on siis nende bracket klasside, mida me enne ütlesime indeks, eks ole, et keegi kuidas ütleb, aga õige termin on Taialinn nii-öelda, mis pannakse siis tema selliseks Taialinniks. Aga jah, ET ja RT on siis reaktsiooni aeg, mida hakatakse siis lugema sellest hetkest, kui puul süttib roheline tuli, siis hakatakse seda lugema ja see RT läheb kinni sellel hetkel, kui siis sõiduki esiratas katkestab kas kaardi, mis on siis see 3. nii-öelda kõige kaugem andur, või vabastab stage'i. Kui ta on mingisugune imeväikse rattaga, mingisugune imelik asi, eks ole. Et ükstapuha kumb neist enne juhtub, siis läheb käima sellest hetkest lõpeb RT, hakkab käima ET ja ET läheb kinni siis sellel hetkel, kui mingisugune osa sellest sõidukist, mis tavaliselt on siis esinina, eks ole, ületab siis finišijoone, kus on siis viimased andurid. Ehk siis RT on puhtalt RT ehk reaction time, ehk ongi eesti keeles reaktsiooni aeg. Just. Ja ET on siis ta on elapsed time nii-öelda nagu inglise keeles, ehk siis maa läbimise aeg või selleks kulunud aeg. Eesti keeles ei olegi head terminid selle kohta. See ongi lihtsalt see sinu välja sõidetud aeg distantsil 402 meetrit. Just. Või siis 201 on ju, kui me räägime 1/8 võistlemisest. Taialinn? Taialinn on seesama, mida me kasutame siis, eks ole, nendes
bracket klassides või ka tegelikult, kui me räägime eliminaatorist ka junior klassides, ehk see on see aeg, mille iga autojuht või sõidukijuht endale määrab ja ta ei tohi sellest sõita kiiremini oma nii-öelda eliminaatori sõidus. Siis kindlasti on üks asi, mida väga palju kasutatakse, on 60 feet, ehk 60 jalga. Yeah. Mida see tähendab? See on tegelikult see on ju siis stardist distants 18 meetrit. Jah, 18,1 või 0 midagi. 18 midagi meetrit jälle. Kuna mina neid peas endale ei hoia, siis selle ongi hea spikk. Selle jaoks on see mõõdulint. Mõõdulindi peal on täpselt kirja. Aga põhimõtteliselt on see 60 jalga on siis oluline pigem just nagu sõitjate tiimide ajavõtu mõistes. See 60 jalga on selline nagu meh. Et ega ta tegelikult nagu midagi ei anna, selle peale ei võistelda, eks ole. Samamoodi tegelikult, kui me räägime üleüldse kõikide andurite nii-öelda nagu asukohtadest, eks ole, siis meil on ju, eks ole, stardis, kus on meil siis pre-stage, stage ja kaart, siis meil järgmine ongi 60 feet, siis meil on 330, siis meil on 660 koos kiirusega ja siis on juba 1320 jalga koos kiirusega. Teoreetiliselt on olemas ka veel 1000 jalga koos kiirusega, aga 1000 jalga kasutatakse pigem, eks ole, top fuelil ja suurtel klassidel, kes meie maal ei sõida. Ja meil ajavõtus me neid tavaliselt maha ei pane, kuna sellel puudub nagu igasugune mõte. Aga kõik need... Ma selle siis räägin ka ära, et need numbrid, mis Kaarel just ütles, 330, 660, 1320. Et see on kõik Ameerika jalgades ehk feet. Ja siis 660 jalga on siis pool distantsi ehk 1/8 miili ehk siis 201, meetrit. Aga 60 jalga on... No tegelikult tahtsingi sinna nüüd tagasi jõuda, et enamus neid, ütleme, kuna võistlusdistants, eks ole, on siis kas 660 või 1320, siis tegelikult teoreetiliselt loeksid ainult need nii-öelda nagu kohad ajavõetu mõistes ja võistluse mõistes. Ma ei ole 100% kindel, kuidas kõik need nii-öelda nagu andurid sinna kunagi ajalooliselt paika saanud on, aga minu arusaam on selleks, et see on jällegi nii-öelda nagu sõitjate, tuunijate, tegijate nõudmisel, et aru saada auto võimekusest, auto käitumisest kogu maa jooksul. Ehk siis 660 jalga näitab tegelikult sul näiteks selle stardiala pidamist, eks ole, kui kiiresti sa jõuad selle, mitte 660, 60 jalga, et kui kiiresti sa jõuad 60 jalani, 330 ehk siis 101 meetrit näitab sulle tegelikult ära juba, eks ole, mingisuguse veerandmaa kiiruse ja siis nagu järjest edasi. Et sa saad, kui sul ei ole võib-olla mingit megadata logerit, eks ole, see ei ole nagu professionaalse autoga, siis sa tegelikult need andmed juba tänapäeval annavad sulle näiteks väga suure info selle kohta, et milline on su eeldatav auto hobujõud näiteks juba, eks ole. Siis sa näed ka ära seda, kus kohas sa peaksid midagi parandama, ehk kas on mingi kiiruse langus kuskil, kas see aeg ei lähe nii, nagu ta peaks minema. Ühesõnaga, et kõik need andmed annavad sulle auto kohta hästi palju infot, raja kohta hästi palju infot ja see ongi nagu nende peamine nii-öelda nagu otstarve tegelikult. Ja pluss siis auto enda poolt antud info põhiselt siis saabki autot seadistada, ümber teha, saaks ajad paremaks. Et ja miks ka nagu konkreetselt see 60 jalga ja siis 200 meetrit on nagu ka olulised, ongi see, et see ei ole nüüd rusikareegel, aga öeldakse, et 60 feet'i iga 0,01 sekundit, mis on parem, on finišis võrdub 0,1 sekundiga. Jah, sest et tegelikult on see, et mida paremini sa tavaliselt alguses minema saad, seda suurem on sul ka lõppkiirus ja seda suurem on sul ka, parem on ka lõppaeg, eks ole. Et kindlasti sellepärast ongi see stardiala pidamine hea ja neid arvestusi just nimelt nagu sa tõid. Neid kalkulaatorid on net täis, eks ole, sa pane sinna mingisugused andmed sisse, ta arvutab sulle kohe kõik eelduslikud, kõik muud asjad välja ja sa kohe tegelikult näedki, kui palju sinu sõiduk on sellest erinev, eks ole. Ja ju, see on niimetatud, ma ei tea, mis õige sõnastus on, et by the paper või by the book või kuidagi niimoodi, et tegelikult 60, ütleme nii, et esimese 200 meetriga tehakse see aeg, mida sa sõidad
ja 200 meetrit kuni 400 meetrit tehakse lõppkiirus. Et just see algus ja see, kui hästi sa saad pidama ja kui järsult sa saad minema, siis see kajastub kohe 200 meetri, nagu siis ongi see, et see on see, kui hästi su auto on seadistatud, et läbida 200 meetrit ja 200 meetrist edasi, siis tavaliselt on pidamine olemas ja siis juba edasi tehakse kõik aeg toorjõuga. Ja see tuleb puhas jõunumber alati mängu, jah. Ja siis nagu sellepärast öeldaksegi, et 200 meetriga tehakse aeg ja 400 meetri peale tehakse kiirus. Et seda on ka olnud korduvalt seda, et siis kui alustasin endale samamoodi, et 60 jalga ei olnud ollagi, sest põles all 200 meetri aega polnud ollagi, aga 400 meetri lõppkiirus oli selline, et vaatasid ka, et kurat, minust kaks kiiremat klassi sõidavad sellist nagu lõppkiirust. Sest see oligi see, et kuna mul ja millest ka see tuleneb on see, et kuna toome näite, et kui üks mees on 10 sekundit rajal, tal on aega 10 sekundit, et hoogu koguda. Ja kui mina paterdan seal 13 sekundit rajal sama võimsa autoga, siis mul on 3 sekundit rohkem aega tegelikult, et seda lõppkiirus koguda. Ja seda on väga tihti ongi see, et aeglasemal autol, kes ei ole hästi seadistatud, aga jõudu on, siis lõppkiirus on nagu oluliselt suurem. No, lõppkiirus tavaliselt näitab auto hobujõudu, millest saab nagu super hästi aru, et kui palju reaalselt sellel autol seda jõudu on, nagu sa ütlesid, eks ole, et kui sul algus isegi seda pidamist ei ole, kui sul pidamine tekib näiteks 100 meetri pealt ja sa sealt see 300 saad lõpuni ära vajutada, siis ja lõppkiirus on suurem kui teistel, siis on selge, et see auto on nagu kordades võimsam, eks ole. Okei. Ja nüüd see samamoodi see, mis esialgu tundub kõigile keeruline, on see stardifoori elu. Et meil on ju tegelikult on ju stardi puhul on 1, 2, 3, 4, 6, 7 rida tulesi. Jah, 7 rida tulesi. Ehk siis üleval, ja võtame nüüd nagu ühe raja kaupa, üleval on 2 tuld, siis on veel 2 tuld ja siis tuleb kollane, roheline ja punane. Üleval on valged tuled, jah, tavaliselt. Et siis kõige esimene 2 ülemist tuld, valget, on siis pre-stage. Just. Pre-stage tähendab seda, et kui sa lähed autoga sinna pre-stage'i, et sa oled valmis põhimõtteliselt stardiprotseduuriks. Et sellega sa annad märku, et mina olen valmis ja ma olen nagu stardiprotseduuride nagu stardiks ka valmis. Just. Nii. Ja ilus komme on nüüd see, et sa ootad kõrvalrajal oleva mehega ära, kes paneb selle ka pre-stage'i eelnevalt põlema just. Ja siis sellest edasi ülevalt see tegelikult on, sorry, et vaheldasin, aga see on selles mõttes ka superklassides on näiteks see staging rule, et kui sa seda rikud, oledki see eliminaatoris juba kaotanud, ehk tegelikult enne foori põlema minekut just, juba. Et kui sa sõidad kohe stage'i välja superklassides, mis meil siis on, eks ole, Super Street, Super Gas, Super Comp, 3 klassis on staging rule'id. Kas junioris ka, jah, ja junior bracketis ka, ehk siis 5 klassis on kokku nagu staging rule'id, ehk seal võid sa kaotada sõidu ilma reaalselt sõitmata. Et seal ongi see, et kõigepealt pre-stage'id mõlemal põlema ja alles siis minnakse stage'i. Et leedukad näiteks kehtestasid selle reegli kõikidele alates Street B-st. Meie Street B nii-öelda ekvivalendist. Okay. Et see on kohustuslik. Okay. No jah, siis on ka vähem seda nii-öelda jebimist või ootamist. Sinna me ka kohe ei pruugi olla tegelikult, aga selle vastu on teised rohud. Ja siis pre-stage näitab, et sa oled valmis stardiprotseduurideks. No jah, kui sa oled pre-stage'i läinud, siis sealt nagu sisuliselt enam tagasiteed ei ole. Jah, täpselt. Ja see tähendab seda, et see on nüüd esimene kiir, mille sina selle stardialas rattaga võtad. Just. Ja sealt edasi, mis see distants oli, see oli 10 või 15 centimeetrit, midagi. See on kirjas nii-öelda nagu reegliraamatus, mis see olema peab. Mina peast neid vahemaid ei tea. No minu mõttes, kas ta oli mingisugune 15-20 senti või midagi? Ma ei hakka isegi mingit numbrit välja tooma, et seda saab vajadusel vaadata nii-öelda nagu FIA rulebookist järgi, seal täpselt kirjas nõuded ajavõtusüsteemile, kui kaugel need olema peavad. Ja siis ongi see, et kui auto läheb stage'i, siis see tähistab seda, et see põhimõtteliselt aktiveerib puu. Et nagu stardi puu läheb ju tööle.
no ma räägin praegu ühe raja kohta, et kui mõlemad on ju nagu läinud stage'i, siis noh, ta veel puud ei aktiveeri nii-öelda. Stage tegelikult tähendab seda, et nüüd on mõlemad nii-öelda nagu sõitjad valmis, täiesti valmis. Et noh, nüüd tulebki õige joone peal. Just, nad on mõlemad täpselt seal, kus olema peab ja nüüd tulebki mängu see sama nii-öelda selline noh, nii-öelda nagu elektroonika, eks ole, või siis inimene, et kas on manuaalne start, ehk siis kui starter vajutab nuppu ja seejärel aktiveeritakse puu ehk hakkavad jooksma siis kas kõik 3 kollast korraga pro puu puhul, eks ole, või siis teise tavapuu puhul nii-öelda nagu ükshaaval. Mis on seal vahe, miks nii-öelda nagu kohe pärast stage'i või noh, nii-öelda nii nagu stage läheb põlema, ei aktiveeru puu, ongi see, et see stage peab olema solid, mis tähendab nii-öelda seda tava mõistes, et kui me võtame suuremad klassid, kes nii-öelda hüppavad oma pampiga, hüppavad nii-öelda nagu sisse, siis pahatihti, kui te olete suuremaid klasse ka näinud, siis nad hüppavad sinna nii-öelda nagu sisse, aga nad teevad veel paar korda nõks edasi-tagasi, mõnikord see stage nagu kustub ära. Ehk sellisel puhul, kui puu kohe aktiveeruks, nii nagu stage läheb põlema, nii ta tegelikult saaks kohe punase, sellepärast, et ta võib sealt välja vajuda. Ehk stage peab olema solid, autostardi reeglite kohaselt, kui ma õigesti mäletan, 0,6 sekundit peab olema stage järjepidevalt põlenud ja siis aktiveerub nii-öelda nagu kas autostardi puhul puu või siis on nii-öelda see okei, seal on veel lisadelay tegelikult, mitte ainult see 0,6 sekundit, aga või siis vajutab starter nuppu ja siis hakkab puu jooksma. Ja siis on ju selline väljend veel nagu deep stage, mis see siis endas kujutab? Deep stage on nüüd selline olukord, kus sõiduki ratas veereb nii kaugel, et ta kustutab, vabastab nagu pre-stage'i kiire tegelikult. Ehk siis ta on hästi lähedal sellele kaardikiirele ja samas ei ole ta ka väga kaugel stage'i katkestamisele. Ehk ta on nagu hästi selline piiripealne, seda on osades klassides on see lubatud, teistes ei ole. Ja seal on see, et kogenud sõitjad suudavad selle puhul välja võluda väga hea reaktsiooni aja, aga mitte kogenud suudavad sealt välja võluda väga ilusa punase. Et see on täpselt siuke ohtlik, algajale väga ohtlik nii-öelda nagu asi tegelikult. Ja siis ju fooris, räägime foori ära, siis lähme tagasi korra nende pre-stagede juurde. See ongi ju 3 kollast tuld ja siis vastavalt stardifoori režiimile, kas sul on siis proopuu või siis mis see? No ta on selline Sportsman 3 on ta. Ehk siis aktiveerubki kollane, vist oli 0,3 sekundilise vahega. 0,5 sekundilise vahega proopuu on 0,4. Ja siis tuleb roheline, mis annab niinimetatud aktiveerib, mis siis aeg hakkab minema ja näitab seda, et sina võid liikuda. Ja siis just nüüd tulebki 2 puu vahel tulebki see vahe sisse, et Sportsman puhul sul tuleb 3 kollast järjest, nagu 1, 2, 3 start. Sütivad ükshaaval. Ja, ning proopuu puhul on see, et nii kui starter või autostart on puu aktiveerunud, sa näed kõik 3 kollast läheb ühe korraga põlema ja siis on juba start. Just. Punane tähendab siis seda, et kas tegid valesti midagi? No punane tähendab lihtsalt seda, et kui sa tegelikult liidad kokku need puudileid, eks ole, tulede dileid ja kui sa stardid varem, kui need nii-öelda peavad nagu jõudma kui me räägime tava sellest, siis 1,5 sekundini, eks ole. Stardid sellest varem, siis see on punane tuli. Et roheline sisuliselt ei ole veel aktiveerunud nii-öelda. Et roheline siis tähistab ajavõtusüsteemis seda hetke, või roheline tuli nii-öelda, mida sa visuaalselt näed, tähistab tegelikult ajavõtus seda hetke, kus taimer jookseb nii-öelda sellele nulli ja kui sa katkestad ükstapuha, siis kumma kiire enne või kas sa vabastad stage'i või katkestad siis kaardi enne, kui see taimer on jõudnud sinna nulli, saad sa negatiivse reaktsiooni aja, miinus midagi. Kui on see nullist läbi, siis sisuliselt jääb põlema sulle roheline tuli. Ja nüüd see pre-stage'i elu ja niinimetatud jebimise elu ja autostardi elu. Et kunagi ju kunagi hallil ajal oli vist see, et 10 sekundit võisid või ma ei tea. Tegelikult oli kirjutatud
pool kirjutamata reegel, et see aeg oli 30 sekundit. Pre-stage'i ja stage'i vahel. Jah. Millal sa pidid minema nii-öelda, kui teine oli sul stage'is valmis. Jällegi seda ei olnud meil, ma nüüd õigesti mäletan, seda ei olnud meil minu arust reeglites kirjas, et see aeg on 30 sekundit, see on kuskilt niimoodi tulnud, eks ole. Tegelikult mujal maailmas sellist asja nagu absoluutselt ei ole, et see on väga lihtne, on see, et starter, kes on siis seal raja keskel, kes on see nupuga poiss, eks ole, tema on kõige tähtsam mees raja peal sellel hetkel. Kui tema ütleb, näitab autojuhile, et sina pead minema või sõidukijuhile, näitab ühe korra, ta ei liigu, siis teoreetiliselt, kui ta näitab juba teist korda ka ja sõidukijuht ei liigu, siis starteril on õigus sellele võistlejale anda disklahv. Sest starteri nii-öelda nagu märguanded on kohustuslikud. Need ei ole nagu soovituslikud, need on kohustuslikud. Ja kui sa seda ei tee, siis starter võib sulle öelda, et kõik, sina veeretad ära tagasi, tema läheb üksi sõitma ja see ring on kaotatud sulle. Aga seal ongi see, et ju nüüd FIA järgi vist on ju kirjas ka, mis on selle pre-stage'i ja stage'i vaheline aeg. Ta on ju selle autostardiga need kuidagi määratletud või ei ole? Ei, pre-stage'i ja stage'i vaheline ei ole. On määratletud aeg, mis on niimoodi, kui üks võistleja on sul stage'is ja teine paneb pre-stage'i tule põlema. Siis on tal limiteeritud aeg. Okay. Meil on see hetkel, see tegelikult on klassiti erinev. Vastavalt nii-öelda nagu suurematel klassidel on see väiksem, väiksematel klassidel on ta suurem. Meil on ta hetkel, meie ajavõtusüsteemis on ta hetkel pandud 10 sekundi peale. Ehk sellel hetkel, kui te mõlemad lähete preesse ja üks läheb näiteks stage ära, hakkab see 10 sekundit tiksuma. Või kui üks on juba stage'is, tuleb teine paneb pre põlema, hakkab see 10 sekundit tiksuma. Et just nimelt välistada seda, et üks kõige ehedam näide, eks ole, on see, kus suurtes klassides, eks ole, meil on aastaid seda jama tehtud, kus üks on turboauto, mis tahab üles puulida, tema läheb kiiresti stage'i, eks ole, hakkab spuulima, kuna ta teab, et vastane on vabalt hingav või nitroauto, mis ei vaja seda aega. Veerebki võib-olla natuke hiljem sisse, aga selle asemel, et nii-öelda sisse veereda, siis teine vend sisuliselt joob kohvi seal, eks ole, või loeb ajalehte seal ja ootabki see 30 sekundit, kuni teine vend ajab oma kasti keema, mootoritembi ülesse ja sõit ongi tehtud, eks ole. Et kahjuks neid selliseid jebimisi on siin ka lähiaastatel viimastel olnud, et see on selline ebasportlik ja nõme käitumine, et tänu sellele tegelikult ongi see autostart nagu jube hea indikaator, eks ole, et sul ei ole võimalik lihtsalt teisele nagu mäkra mängida, eks ole. Pluss on see, et siis sul nagu ütleme endal see stardi, nagu sõitja mõttes see stardiprotseduur läheb ka nagu konkreetsemaks, sest sa tead seda, et turboautogagi olete mõlemad pre-stage'is, vajutad, ma räägin enda koha pealt on hea rääkida, vajutan nupu alla, vajutan gaasi põhja, hakkan boost'i koguma, oletame, et vastane läheb sisse juba, siis ma tean, et mul on veel hetk aega, et natukene lasta paukuda, et tuleb nii palju nagu rõhku, kui ma tahan, siis vajutan nuppu, teen oma põmp sisse ja ma tean, et on veel kõik safe. Et siis ongi see, et ma ei pea nagu üle ka kiirustama, aga samas ma tean, et auto ongi niikuinii seadistatud sellest hetkest põhimõtteliselt, kui ma spuulima hakkan, ma tean, et mul on maks 8 sekundit, ma pean minema ära vaatama. Et siis jääb see väikene error sisse, et teine juba tuleb ja kõik on nagu selles mõttes, et endal on ka lihtsam. Pluss ju tegelikult see tehnikat hoiab ka meeletult. Kindlasti. Samamoodi starterist rääkides, kuidas starteri käsud ei ole soovituslikud ja see ei ole ju ka ainult ju sellest hetkest, kui pre-stage juba põleb, see on juba enne seda. Ja, kõik ükstapuha millised starteri märguanded, eks ole, kui me räägime sellest, et starter, kui on ühe mehe stardiala, eks ole, on see, kes kutsub teid esiteks purniboksi. See juba on asi see, et kui sulle näidatakse nii, et sa tuled, siis sa tuled. Kui sa purni teha ei taha, sa võid sõita sellest purniboksist läbi, eks ole, jääda seisma ja samamoodi ei tohi burnouti teha enne, kui starter on selleks loa andnud. Ehk starter jälgib, et esiteks oleks rada puhas, eks ole. Meie puhul on see eriti oluline, kuna võib-olla keeravad veel autod tagasi või mis iganes. Ja starter vaatab, et see oleks turvaline, annab nii-öelda purni märguande ja alles siis tohib teha purni ja siis on jällegi see, et kui starter nii-öelda nagu ootab teid tagasi, eks ole, pärast pikka purni võib-olla, siis
teie kohus on nii-öelda starteri kõrval jääda seisma, nii et starter saab veenduda, et jah, see auto on olemas, see inimene on olemas, auto on olemas, kõik on korras. Ja siis juba järgmised märguanded, eks ole, minna stage'i või nii-öelda tegelikult mitte isegi minna stage'i, vaid alustada siis stardiprotseduuri, eks ole. Ja kui starter on ikka kandnud märguande, siis see märguanne on täitmiseks, et kui sa ikkagi jokutad ja mõlutad seal tükk aega edasi ja sa ei lähe või tegelikult on meil, millal see nüüd oli, 6-7 äkki aastat tagasi. Mina olen saatnud ise stardist mõlemad autod minema. Ma ise just tahtsin ka selleni jõuda. Mina mäletan just, et meie Soome sõber Jari oli starter ja Superstreetis, ma ei mäleta, kes seal olid. Ühte autot mäletan, teist autot ma ausalt ei mäleta, kes seal olid. Ja mõlemad tahtsidki närvimängu peale ära minna. Ja põhimõtteliselt, et minu meelest Jari andis 2 korda märgu anda, et mehed, minge nüüd nagu pre-stage'i ja kumbki ei läinud ja siis 3. korda oli ka see, et Jari pani lihtsalt ja kõiki mehed saadeti tagasi. See on täitsa tavaline selles mõttes, et... Siis hakkas suur nutt ja ala pihta ja kiunuti ja vinguti ja siis vist saadi nagu uus võimalus isegi, et seda asja teha, mis on nagu, mis on õnnistus tegelikult, sest peale seda, kui starter sind tagasi saadab, siis sul ongi see hetk, et tegelikult sa lähed koju pakkima võtta. Kui see on eliminaatori sõit, eks ole, siis jah, nii ongi. Mõlemad on selle vooru kaotajad ja läinud. Et kaotamistest rääkides, soolosõit näiteks. Nii. On igast legende, endal on ka igast asju juhtunud. Soolosõidus punase tule võtmine eliminaatori ringis. Ei loe. Ei loe. Ei loe. No, selles mõttes punane tuli on punane tuli, aga kuna sisuliselt oled sa võitnud sellel hetkel selle ringi, kui puutuled on ära jooksnud. Et kui sa oled stardiprotseduuri teinud lõpuni, võtnud kiire, siis on kõik. Okay. Et isegi kui sa lõpuni ei jõua, teoreetiliselt on see, et sa oled selle asja võitnud. Aga mingites Euroopa FIA klassides asjades kuidagi? Seal on ikkagi samamoodi, see punane sul soolona ei loe, indeksi lõhki sõitmine, just tahtsin seda ka klassi indeksi lõhki sõitmine, siin ongi nagu see, et tegelikult on olemas nagu mitu erinevat sellist nii-öelda indeksit. Üks on klassi indeks, mille puruks sõitmine soolosõidus jällegi ei tähenda midagi, eks ole, aga tegelikult on olemas ka nii-öelda nagu klasside turvaindeksid või siis nii-öelda nagu full breakout indeksid, mis tähendab seda, et kui sa selle sõidad katki, siis tegelikult võib olla koju minek või DNF, eks ole. Ja see on suuresti seotud turvalisuse turvareeglitega. Ehk näiteks ongi see, et kui me võtame kas või, ma ei tea, võtame näiteks kõige lihtsama, võtame näiteks Street B auto, eks ole. Tal ei pea olema kaart, tal ei pea olema mitte mingisugu asju, eks ole. Oletame, et tuleb Street A, sõidab soolosõidus 9 sekundit. 9-0 näiteks, eks ole. Siis on nagu kodimatka selles mõttes, et siin ei ole nagu mingeid muid asju, et ta on kõik võimalikud turvaindeksid, mis ta autol vähegi nagu olla võiksid, on nagu puruks sõitnud, eks ole. Seal ei ole enam see, et isegi kaareindeks, seal on juba nagu... puuriindeks. Seal on juba puuriindeks. See ei ole nagu enam naljaasi, et see on nagu hästi-hästi oluline aru saada, et kui sa oma klassiindeksi sõidad, ma ei tea, 11.9 asemel sõidad 11.8, ei juhtu suga mitte midagi. Aga kui sa ikkagi sõidata niimoodi, et ta on nii kolossaalselt lõhki, et su auto ei vasta enam ühelegi turvanõudele, siis on põhimõtteliselt koju minek. Jah, ja ka erinevates maades, erinevates klassides breakout on ka erinev. Ja kindlasti, selles mõttes, et meil ei ole tegelikult näiteks meie reegliraamatus ei ole klassidel nii-öelda pandud seda lisa breakouti. FIA sarjas on need breakoutid täitsa olemas, erinevates klassides erinevad, isegi Soome meistrivõistlustega, kui ma õigesti mäletan, on samamoodi, aga need on suuresti ongi seotud sellega, et mida su auto nagu teha tohib ja mida ta ei tohi, eks ole. Ja me ei ole pannud neid isegi selles mõttes sisse, et kuna tehniliselt sisuliselt annavad igale autole, eks ole, ka omapoolse sellise turvaindeksi, mis tegelikult ei ole ametlikult kuskil välja nii-öelda nagu paigutatud või reklaamitud, eks ole, aga siiski on nagu olemas tehniliste paberites,
ehk siis kui see nii-öelda nagu ületatakse, siis tegelikult on, eks ole, meie jaoks see nii-öelda nagu selle auto konkreetne breakout. Et võimalik, et me kunagi tulevikus ka klassidele tutvustame selle full breakout'i, aga see on nagu selline asi, et hetkel ei ole sellega nagu suuri probleeme olnud ja tänu sellele üks nagu mõtteid on siiamaani ka kõikide nende reeglite tegemisel olnud, et ära lahenda probleemi, mida pole olemas. Et ja siis sellepärast me seda ei oleks teinud tegelikult. Jah, ühtepidi on see, et mida nagu lihtsamalt seda asja hoida, seda lihtsam on seda kõiki läbi viia. Et kui sul ikkagi aru saada kõike muid asju teha. Sest et olgem ausalt, tehniline raamat, kui praegu, siin on väga hästi näha. Siin on aasta 2025 tehnilised reeglid, Eesti kiirendus omad. Kas siin vist isegi on... Ilusti värviliselt välja prinditud. Jah, näed, see on 15 lehekülge. Tegelikult ei ole nagu mitte midagi hullu läbi lugeda ja nagu läbi töödelda. Aga mõelge, kui nüüd see nagu väga spetsiifiliseks minna, hakata nagu igat Bolti mootorit, absoluutselt igat sõlme nagu väga täpselt üle käima, reglementeerima. Saab teha kindlasti paksemad need raamatud. Need raamatuid on ka olnud nii-öelda nagu meil enne paksemaid ja tegelikult kui me võtame nagu FIA sarja reegliraamatu või NHR reegliraamatu, eks ole, need on kordades paksemad, aga need on ka nagu teadlikult paksemad, kuna seal on, esiteks on seal rohkem klasse ja mida suurem on klass, eks ole, seda suuremad on need piiranguvajadused. Ütleme, meie tegelikult ikkagi opereerime ju suhteliselt aeglaste klasside pärusmaal, et ka meie 7,5 sekundi klass on ikkagi muu maailma mõistes ikkagi täitsa tänavaauto, eks ole. Ja seal ei olegi neid reegleid nii palju vaja ja sellepärast ei ole meil ka Street A, Street B ja nii edasi üle reglementeeritud, sellepärast et vastasel juhul lähekski see nagu idiootsuseks, eks ole. Need ongi see, et ikkagist niinimetatud FIA, NHRA raamatu järgi, aga lihtsalt mugavdatult, kohandatult meie oludele on see asi ju. Jah, ütleme niimoodi, et aluseks on kindlasti FIA reeglid põhiliselt. NHRA-st omast on päris palju üle võetud, aga me oleme püüdnud nagu hoida seda sellisena, et vältida nii-öelda nagu mingid väga kas ühe automargi või ühe mingi väga enam levinud mingisuguse, ma ei tea, hiidvana mootoritüübi või sillatüübi põhiseid asju, mida Eestis kasutab võib-olla üks inimene, eks ole. Ja seda isegi mitte kiirendusvõistlustel, vaid tänaval sõitmiseks. No näiteks, eks ole. Et ühesõnaga selliseid asju on püütud vältida, aga jällegi tegelikult ega keegi ei esimesed sellised normaalsed reglemendi punktid tulevadki sisuliselt, eks ole, Superstreet klassist alates alles, et muu tegelikult ongi suhteliselt selline ikka täis tänavaauto põhimõtteliselt. Jah, põhimõtteliselt ju Street B on esimene klass, kus on mingisuguseid turvanõuded välja kirjutatud ja see ongi ainult sellisel juhul, kui sul on track slick kasutuses, sul peab olema kardaani rõngas ja vist äkki, ma ei mäleta, mis hetkes see metallventiil oli. See oli vist kas kiiruse pealt või samamoodi aja pealt. No jah, seda kardaanirõnga vajadust me nägime eelmine aasta Speedestil suurepäraselt. Ühesõnaga, reeglid on tehtud, eriti nende aeglasemate klasside puhul on ikkagi reeglid tehtud sellised, et sul oleks võimalik sinna tulla miinimumvaevaga nii-öelda nagu sõitma. Siis kvalifikatsioonid. Et selle üle samamoodi selle RT ehk reaction time'iga ja asjadega on väga palju küsimusi olnud. Nii tänase saateks tuli neid küsimusi, kui ka eelnevalt on seda diskussiooni väga palju olnud. Kui me räägime nüüd kvalifikatsiooni sõitmisest, siis seal sa sõidad ainult enda jaoks aega. Seal... Eesti keeles ongi ajasõidud. Jah, täpselt. Et seal, kas sa võtad punase ehk negatiivse reaktsiooni aja, see ei lähe seetka arvesse. No see sõltub nüüd jällegi klassist, eks ole. Juunioris see läheb arvele. Jah, sest et seal sinu kvalifikatsiooni tulemus ongi reaktsiooni aega. Aga need, mis nagu sõidavad niinimetatud... Tavaindeks klassid, mis meil on, punane tuli ei loe, teatud määrani jälle. Kui sa lähed 1,5 sekki enne ära, siis puu ei jõua veel aktiivseks minna, eks ole, siis sa ei saa aega kirja. Aga seal ei loe seda, kas RT on sul miinus natukene midagi või +1 või +2 sekundit. Tähtis on nagu ET, ehk siis
kogu selle 402 meetri läbimise aeg, eks ole, puhas aeg. Ja ma just tahtsingi seda öelda, et seal on ka see, et seal reaktsiooni aeg nagu ei lähe arvesse, et kui vahest turboautod näiteks, kuna me enne neist rääkisime, neil see stardiprotseduur võtab kõige kauem aega, siis väga tihti ka turboautod teevadki seda, et lähevad kohe stage'i välja, puu aktiveerub, nemad alles hakkavad rahukult spuulima, puu on juba roheliseks läinud, aga kuna nad ei ole veel paigalt liikunud, siis ongi 3, võib-olla 5 sekundi pärast laseb alles nupu lahti, auto hakkab liikuma, reaalselt hakkab aega alles mõõtma see, et sellel hetkel, kui auto, eks ole, kas ühe kiire katkestab või teise vabastab ja sellest hetkest, et sa võid, teoreetiliselt sa võid 10 sekundit seal paukuda ja uriseda, eks ole, siis ära sõita, et seal ei ole suurt vahet. Noh, ja väga tihti ju ka nimetatud, mul tundub, et nagu siuksed mittekogenud sõitjad või just vastupidi hästi kogenud sõitjad, kes tulevadki peale suuri muudatusi või asju, hooaja esimesed sõidud ongi see, et tagada lisaohutus, vahest ongi see, et lasebki kõrval oleva mehe minema, ootabki ja siis läheb, alles ise järgi vaata. Selliste asjade puhul võib suuremates klassides eriti võib teha soolosõite, eks ole. Aga ma räägin, et see on nagu... Teoreetiliselt võib seda ka teha, jah. Aga see on siuke kahe otsaga ohtlik ohutu, sellepärast, et kui üks asi on jah see, et kui te lähete nii-öelda nagu kõrvuti, eks ole, midagi juhtub, aga teine variant on ka see, et kui see, eriti halb on see, et näiteks kui see paremrada läheb esimesena minema, sinna vasakule jääd ootama, kui me võtame näiteks meie Haapsalu-Kiltsi rada, eks ole, sinna keeratakse vasakule poole maha ja kui see paremaraja vend võib-olla näeb sind ikka veel stardis ja arvab, et sa oled katki või midagi ja keerab sulle ette, aga tegelikult tuled sa tagant 200+ kilomeetrit tunnis, eks ole. Et selles mõttes on siuke kahe otsaga asi või tema jääb näiteks pärast finišit seisma, kui temaga midagi juhtub ja siis läheb näpust. Et me ütleme, neid variante on nagu mitmeid, et sellistel asjadel tegelikult, kui me räägime hooaja esimesest võistlusest ja sa tunned, et sa ei ole nagu kindel selle autoga, siis kui sa ütled ajasõitudes, et palun andke mulle soolosõit, siis kohtunikud ütlevad by all means, teeme soolosõidu, kõik on super hästi. Et jällegi kohtunikud kindlasti tahavad tagada selle, et kõikidel oleks turvaline, kõikidel oleks hea, et mitte pigem punnida, panna kõrvuti inimene, kes ei taha seal olla, vaid proovida, et nad saaksid autoga sõbraks ja siis vaadata edasi. Nii et kui me hetkel jätame junior bracket, junior dragster klassid välja, siis kvalifikatsioonis mõistliku reaktsiooniga sa lähed sõitma lihtsalt enda aega. Just. Selle kohta tegelikult on super hea tabel, meil on üldjuhend, eks ole. Üldjuhendi lehekülg 5 on selline full tabel kõikide meie klasside kohta, kus on kirjas, mis on treat type, kas deep stage on lubatud, kas staging rule'id on, kas on siis nii-öelda nagu full 0,5 sekki puu või pro 0,4 puu, eks ole, mille järgi on kvall, kas on ET, RT või Dialinni järgi ja siin on ka nii-öelda nagu breakout'id ja need 1.8 breakout ja 1/4 breakout, need on siis klassi indeksid nii-öelda nagu tegelikult ja on ka Max Elika type, et kui te seda ei pea meelde jätma, kui üles kirjutame, võtke see üldjuhend, vaadake otsa ja see on ideaalne koht nii-öelda seda ja nii üldjuhendi kui kiirenduse tehnilised reeglid leiab autosport.ee alamrubriik kiirendus ja sealt kerid alla välja ja seal on kohe need mobiili pealt kerid alla välja, aga arvutis on kõrval menüü, kus on tehnilised reeglid ja juhendid vist või midagi sellist. Lähete sinna ja seal on kõik tegelikult olemas. Seal on ka Balti sarja reeglid olemas. See on siis see kolmas asi. See on see kolmas asi jah, et Baltis on siis tegelikult nii-öelda nagu üks dokument, kus siis on tegelikult üldreeglid pluss tehnilised reeglid koos. Jah, siis Balti ongi siis ju nii-öelda 3 maa kooslus, et mugavdada niimetatult. Isegi mitte mugavdada, vaid mina võtan seda kui hüperhead võimalust jällegi ala populariseerida, et Balti klassid on hetkel muutunud nii-öelda nagu juba selliseks, kus kannatab nagu väga ägedate autodega, väga ägedalt asju sõita ja nendes klassides tegelikult on kõige rohkem osavõtjaid juba praegu ka muudes sarjades, nii Läti hetkelt räägime, ei kvalifitseeru veel või enam ei kvalifitseeru, aga Eesti ja Leedu siis need klassid, mis on Balti sarjades, eks ole, A ja B sisuliselt,
on ikkagi kõige rohkem sõitjatega, pluss ka Superstreet on seal olemas. Sest pluss ongi see, et ju kui see Baltic hooaeg alustas, siis ju vist esimesed 2 aastat oli ainult bracket racing. Et see oligi sellepärast, et lihtsustada seda entrit ja asja. Ja noh, väga paljudele bracket ei meeldi, ei sobi. Selle üle oli sõnavõtmist. Ja siis ju tulidki juurde indeksklassid. Just. Et pluss peale autode on ka mootorrattad, tsiklid. Asi, millest me oleme väga vähe rääkinud tegelikult üleüldse. Et jah, selle bracketi asi on selline, noh, seal tekib see sama teema jälle, et sa võid palju kiirema ja palju võimsama autoga kaotada mõnele väga, väga lahjale pillile ja seda häbi siis, eks ole, kõik sõbrad näitavad näpuga, ütlevad, et haha, et noh, sealt võib tulla selline teema selles bracketis ka mängu, miks ei taheta seda väga sõita, aga samas, noh, kui me võtame jälle mingi muu maailma, siis see on jumal, sõidetakse nõrkemiseni. Kvalid oleme ära rääkinud, siis natukene eliminaatoritest saab ka, et nüüd see sama ka, mida nüüd ongi vist kõige rohkem ka küsitud ja millest räägitud, et kui me nüüd bracketi välja jätame, mille sa tegelikult kohe saate alguses rääkisid väga ilusti ära, siis kui me läheme heads-up klassidesse, oma indeksklassidesse, need me räägime pärast kohe veel üle ka täpsemalt, siis kuidas seal on seotud reaction time ja ET ehk lõppaeg? Eliminaatori sõidus nüüd. Eliminaatorites just, jah. No Elikas on hästi lihtne see, et sa võtad ET, RT indeksklassis, kellel on väiksem, see on võitja. Kui sa ei ole, ja ET ei tohi olla väiksem kui klassiindeks. Jah, et ongi see, et ET näol sa ei tohi oma klassiindeksit lõhki sõita. Just. Ja väga tihti ongi olnud see, et minu meelest Karlsson oli nagu supermees seda tegema, et ta sõitis grammikese aeglasema aja. Grammikese, kui vastane, aga ta reaktsioon oli nii hea, et oligi selline 11.01 ja 10.9.8 Karlsson võitis, aga kuidas siis see teine kiirem oli? Ja see tulebki sellest, et eliminaatoris liidetakse ET ja RT. Just. Ja kes on nagu kahe summas sõitnud kiirema aja, siis see läheb edasi. Jah, juhul kui ET ei ole väiksem kui klassiindeks, eks ole, et seda ei tohi unustada. Aga põhimõtteliselt nii on, jah. Ja see nii-öelda nagu paberi peal see sümboliseeribki seda, et kes siis esimesena nii-öelda jõudis nagu finiši joonele. Et seal otseselt, kui sa läksid nagu varem minema, siis tänu sellele saad ka aeglasemalt sõita kui teine sisuliselt. Ja see, kes on enne selle joone peal, see panebki paika tegelikult, kes selle võitis. Et ikkagi, kes esimesena on joonel, see võidab. Et jah, kui indeksit lõhki sõidab. Siis põhimõtteliselt nüüd jõuame mõned konkreetsed küsimused, mis inimestel olid. Natukene taheti teada, mis on üldse meie klassid. Kuigi see on ilusti, kõik on nagu lihtsasti esimesel lehel kohe on kõik nagu loetav, aga jah, kui me juba siin oleme, siis räägime ära vaata. Muidugi. Et tegelikult alustakski klassist, mida tehnilistes reeglites kirjas ei ole, mis on Run What You Bring klass. Selle kohta on eraldi tehnilised reeglid. Selles mõttes, et miks on tal eraldi reeglid, kuna ta tegelikult on totaalselt eraldi klass ja Run What You Bring ei ole ei meie karikasarja ega meie EMV klass. Ja tänu sellele see nii-öelda nagu tehniline juhend tegelikult keskendub ainult neile 2 klassile. Aga Run What You Bring iseenesest on tulnud siis, ma eeldan, et see on, mitte ma ei eelda, selles mõttes ta on tulnud meile, eks ole, jällegi välismaailmast, mis tegelikult tähendab seda, et run what you bring ehk sõida sellega, millega sa tulid või mille sa tõid, eks ole. Ja see on hästi, ma ei ütle, et ta nagu hästi pop-klass on, aga meil läheb ta järjest popimaks, mis ongi nagu hea. Aga ütleme, mujal maailmas on ta ikkagi ka selline klass, et sa saad tulla ja proovida oma autot ilma mingisuguseid
see mitte ühtegi pinget nagu omamata, selles mõttes, et sul ei ole võistlusmomenti, eks ole, sul ei teki pärast mingit ellikat, keegi ei jaga mingit kohti kuskil, et tegelikult ongi see niisugune testiklass, et kui sa tahad näiteks teada, kui kiiresti su auto sõidab, tuled, võtad selle ühel võistlusel, sul on Run What You Brungi, saad kaanetada oma mingisugune X hunnik kordi, eks ole, selle 2 päeva jooksul, saad enam-vähem selgeks õppida ja järgmine kord tuled näiteks sõitma kas siis bracketit, AP-d, mis iganes tavalist streeti. Jah, või siis mis oleks minusuguste natukene kiiksuga inimestel oleks palju mõistlikum on see, et saadki oma toruraamil auto valmis ja ei lähe kohe autlot sõitma, vaid lähedki Run What You Brungi ja teed seal paar testisõitu. Jah, Run What You Brungis lihtsalt kehtivad siiski ka turvanõuded, et see päris nii ei saa, et sinu puhul me sellest ei räägi, eks ole, aga mõni hull näiteks ehitab endale, ma ei tea, E30, eks ole, rekka turboga, tahab sellega sõita 20, ma tean, et on tehtud, ma tõingi väga konkreetselt. Siin ma olen. Et ja tal ei ole kaart, eks ole, tal ei ole suuri pidureid, tal ei ole midagi ja sõidab 8 sekundit. No siis ühe korra sõida. No ühe korra saab sõita, siis läheb kohe minema, et tegelikult Run What You Brungi reeglites on väga lihtsalt kirjas, et kõik, kes sõidavad alla 11,5, peavad vastama oma klassi turvaindeksit. Mitte klassi, vaid oma aja turvaindeksile, et sõltub, kui kiiresti sa sõidad, eks ole, siis selle aja turvaindeks peab olema siis kaar, puur, juba kui sul on slick all, siis kohe ka rõngas, eks ole, nii edasi. See on siin kirjas, seda saab siit lugeda. Just. Ja siis meil nüüd võistlusklassid jaotuvad 2. On karikasarja klassid ja Eesti meistrivõistluste klassid. Just. Ja karikasarja klassid on kõik suuresti kõige populaarsemad klassid ja ka kohe ka juuniorite klassid. Ehk siis junior bracket, mis ongi siis mõeldud 12–18 aastastele noortele neiudele või noormestele, kes tahaksidki proovida, kes saabki põhimõtteliselt M5 autoga tulla ja nemad sõidavad ainult 80 miili ehk poolt distantsi. Ja suuresti tegelikult nagu suures pildis seal on ainult auto võimsus reglementeeritud. Et sa saaksid tulla võimalikult Audi 3 diisel, BMW 3 diisel, niisugune kõige lihtsam, ehedam auto, mis on kodus olemas. Just. Ja siis on junior Dragster, mis on siis ka nagu samamoodi noorteklass kuni 18 aastastele on ju, mis on siis juba õige spetsiaal ehitatud Dragsteriga. Ja need on mõlemad klassid on siis bracket klassid. Just. Siis täiskasvanud inimeste bracket klass ehk Pro ET. Siin ongi see, et reglementeeritud on põhimõtteliselt see, et sa ei tohi kiiremini sõita kui 9 sekundit ja aeglasemalt kui 15 sekundit. Ja edasi on juba siis heads-up klassid, Street Class 13.9, Street A 12.9, Street B 11.9 ja nüüd hakkavad siis superklassid, mis ongi siis juba, nagu me eelnevalt rääkisime, pigem rohkem reglementeeritud ja juba kiired klassid, nagu Super Street ajaga siis 10.9, Super Gas 9.9. Ehk siis need on need ajad, milles sa ei tohi oma klassis kiiremini sõita. Ja siis on Eesti meistrivõistluste klassid on tegelikult siis ka Super Gas ja Super Comp on ju tegelikult ka üle maailma levinud sama indeksiga klassid. Ja on siis Eesti meistrivõistluste klass ehk Super Comp, kus siis ei tohi sõita kiiremini kui 8.9. Siis on meie Outlaw klass, kus ei tohi sõita kiiremini kui 7.5. Ja nüüd on rõhutatud ka seda, et Outlaw on siis ainult kereautodele. Jah, et kui tegelikult Super Combis võib sõita ükskõik millise autoga, mis vastab tehnilistele nõuetele. Dragsterid, uksega autod, funnikaarid, siis Outlaw klass kuni 7.5 on mõeldud ainult uksega autodele ja kõikidele muudele sõgedikele, kes tahavad sõita kiiremini kui 7.5, on selline asi nagu Outlaw Extreme, kus hetkel on pandud indeksiks 6,5 sekundit ja seal võib sõita ükskõik mis tüüpi autoga, mis vastab oma tehnilistele nõuetele. Täpselt nii. Ja siis siin on ka stardifoorid asjad, seda saab te juba kõike nendest reeglitest täpselt ise lugeda. Et see on
põhimõtteliselt, aga tegelikult stardifooriga on selles mõttes lihtne, et kui me räägime indeksklassides alates superklassidest on ProPuu ehk kiire ja sellest aeglasemad klassid on sportsmanpuuga. No, sisuliselt jah. Tsiklites kahjuks mina ei oska mitte midagi rääkida. Tsiklitel on meil 3 klassi tegelikult, eks ole, on street bike, mis on siis väga väheste modifikatsioonidega tänavasõidu tsikkel põhimõtteliselt, kus sul mingisugused imeväiksed asjad võivad tehtud olla ja pro bike, kus on siis sisuliselt unlimited muudatused, pikk kiige, mis iganes, nitrod, turbod, pane mis tahad. Ja juba ka tragislik, eks ole, muud asjad ja siis ka bike bracket, kus siis võivad osaleda absoluutselt kõik tsiklid. Ja nendel on Eesti meistrivõistluste arvestuses pro bike ja street bike on karikasari. Ja bike bracket on suurega karikasari. Ja siis on mingid küsimused, mis ka meil tulid sotsiaalmeedias. Väga kõige rohkem küsitigi selle RT kohta. Et millal see rolli mängib ja mis see üldse on ja sellest me väga pikalt rääkisime. Mitmeid kordi. Ja see oli nagu see kõige põhilisem üldse. Kevin Luige küll küsib, millal kõrvalsõitu saab, aga see ei ole selle saate teema. Seda küsis sinu käest, aga tegelikult on näiteks see, et jällegi tegelikult kuidas üldse on kõrvalsõitudega? Klassides ei ole seda absoluutselt lubatud, välja arvatud peakohtuniku ja korraldaja eriloal näiteks väljaspool võistlusarvestust, aga sellega on jälle, kui näiteks tahta teha sponsorile sõitu või midagi, aga sellega tegelikult on jällegi see, et miks ei lubata selliseid demo või proovisõite tegelikult teha võistluse ajal, seda võib teha pärast võistlust äärmisel juhul, aga miks seda võistluse ajal ei lubata, et see on nii-öelda nagu ebaõige eelis, sellepärast, et sa saad ühe korra rohkem rajal käia, kui kõik teised saad võib-olla seadistad käinud 60 jalga. Aga see on juba jällegi seadistamine, see on niisugune unfair advantage nii-öelda teiste suhtes, et seda sellepärast ei lubata ja tegelikult Ranva Tšuprang on see klass, kus võib olla kõrvalistuja, kui sealt reeglid lugeda. Kõrvalistujale kehtivad täpselt samad nõuded, mis siis sõitjale. Kui me räägime näiteks OL autost, eks ole, siis sul on nitro puhul täpselt samasugused riided, kiiver, kõik. Ehk sisuliselt on see sõitja 2, samamoodi peavad olema vööd, samamoodi peab sul olema, eks ole, see sõitjad, nii-öelda kaasistuja turvalisus lahendatud. Teoreetiliselt Ranva Tšuprangis võib seda kaasa sõita. Ja seal muidugi jälle nende suurte autode puhul, need on kõik eri case'id, mis käiakse nagu case by case läbi, et tavaauto puhul võime sinna kõrvale lubada, läheb see plõksti kiiver pähe, pikk riie selga, eks ole, ja tuld. Aga jah, päris nii ei ole, et sul tagaiste ka mingid gängi täis on. Kõrval on üks inimene. Et Lasnamäe kanalit ei ole vaja. Ei. Sealseid kohaliku rüllnukesi. Aga kõrvalsõitudest rääkides, siis meil on Eestis ju võimalus täiesti legaalselt, küll mingi raha eest. Kõrval ei saa sõita tagasi. Aga saad tagasõita. Ranel Täpsil on selline äge kahekohaline trackster. Isegi sina oled sellega sõitu saanud. Ja see asi sõidab ju keskelt läbi kõrget 8 või 8 keskele. Ja selle sa saad ikka nagu täis emotsiooni kätte. See on üllatavalt äge. Julgen mõelda oma kogemusest, et see summa tundub võib-olla esialgu suur, mille sa pead sellest välja käima. Ma ei tea seda ta hinnakirja, selle hooaja hinnakirja. Aga iseenesest see on jällegi see, et näiteks seda on väga populaarsed Rootsis, Soomes, igal pool. Seal broneeritakse kuid ette, see sõit juba ära, eks ole. Ja tegelikult on see maailma kõige odavam võimalus sõita 8 sekundi aega. Sest kui sa ise hakkad endale 8 sekundi autot ehitama, siis Harri võib öelda neid, palju seal nulle on, eks ole. Et selle sõidu hind on ikka nagu 100 eurosid, et see ei ole nii-öelda selles mõttes nagu mingi meeletu summa. Ja see kokku kraapida ja kinkida see kellelegi mingiks emotsiooni nii-öelda nagu kingituseks on super hea mõte. Minul on teiste järgi prügist ehitatud auto, minu oma ei lähe arvesse, need, kes on nagu päris... Aga ta on ikkagi kallim kui mõnisada eurot. Ei, seda kahjuks küll, jah. Just. Aga maksumusest rääkides tegelikult tuli ühe etappi maksumuse kohta tuli ka küsimus.
see on nüüd selline asi, mida on nagu väga, väga keeruline vastata, sest et no see on klasside kaupa erinev tegelikult, eks ole. Et põhimõtteliselt, kui ütleme, et osalustasu on 120–150 eurot, siis sinna arvestada oma litsents, kütus otsa ja siis ongi kõik suuresti. Tavaklassides, noh, me eeldame, et Street A, me ütleme Street A, Street B sisuliselt peaksid nagu sellega piirduma, eks ole. Võimalik, et ka Super Street, noh, oleneb, et aga seal ongi see, et noh, üldiselt Super Streetil ei ole ka see, et sul käib mootor vahepeal maha ja kast maha ja mingid mehaanikud ja asjad, et ta on umbes nagu sarnane. Aga ütleme niimoodi, et Street klassi, tavaline ja AB, seal on sisuliselt jah, et maksad osavõtutasu, maksad litsentsi, mis on siis ühe kord nagu määrat 30, äkki midagi oli eelmast, see aasta ma pole hinda vaadanud, eks ole. Hooaja litsents oli 90, just vaatasime enne, et jagame selle näiteks suurusjärgus 5 ära, eks ole, saame 20 euri pauk, noh, hästi rämedalt, 20 euri see, 150 euri osavõtutasu, eks ole, 170, noh, ma ei tea, kütust läheb ka äkki mingi 5-60 euro eest või umbes, noh, see on sul mingisugune 220-230 euri kokku, eks ole, pane sinna oma söök ja mingi ööbimine lisaks, et söök ongi siuke loll asi, mida ei saaks nagu võistlus, kui sa lähed üksinda võistlema, sa ei saa seda võistluskuluna võtta. No seda küll sa nagunii sööd. Kodus niikuinii sööd on ju, noh. Aga noh, üldiselt jah, et ütleme nii, et street klassides julgeks öelda, et see on mingi 200-300 euro vahel see võistluskulu. Suuremates klassides räägime teistest numbritest. Jah, sest et ju noh, näiteks Outlaw põhjal, jah, osalus on sama, hooaja litsents on juba kallim. Refi kulu, kes sõidab ühe paari refidega ühe hooaja, kes paneb, no ma ei räägi ainult nagu Eestist on ju, vaid kes ka sõidab ühe hooaja peale 2 paari tutikaid refe, siis ju no võta juba tiimi kulu, eks ole, selles mõttes, et kui sa street klassi tuled sõitma, noh, äärmisel juhul võtad sõbra kaasa, kes aitab, ma ei tea, refi ära vahetada, eks ole, või on lihtsalt tore, kellega õhtul koos õlut juua, siis Outlaw meeskonnas on sul ikkagi 6-7-10 x inimest, eks ole, kes tegelikult samamoodi on nii-öelda ju sinu palgal. No vahet ei ole, et isegi kui sa füüsilt palka ei maksa, siis tavaliselt sa teed söögi välja või mis. Ja siis ju, noh, spetsiaalküte, VP Racingu, ma ei tea, kui see 20-liitrine, 50-liitrine ämber VP Racingu kütet on juba sugune, ma ei tea, kui ulme, kui on veel nitro auto, siis kas mitte Andresel ja Riivol isegi, kui nad panevad mõlemad, kui ta teeb nagu täistõmbe, kõik kraanid lahti, siis lähebki reaalselt terve üks pudel seda nitrot ära. No see kulu on hoopis teine. Jah, et see nagu, need kulud saavad nagu nii jubedaks minna. Noh, refide sellega seonduv, selle kohta küsiti, seda põhimõtteliselt vastasin. Ma siin küsiti veel velgide ja asjade kohta, sinna ma ei hakka nagu täpselt minema, aga drag-slickil on lihtne. Kui sul on nagu puhas drag-slick, seal on dotid, mis on vist tehasest 8 mm on sügavust ja need dotide järgi sa näedki, kui palju sul on refi alles ja kulunud. Ja tavaliselt, kui sul juba hakkab põhi väga paistmatu millimeeter jäänud, siis juba... Selles mõttes, et noh, ta ei ole dot nagu selles mõttes, et ta ei ole nagu niipidi, vaid ta on nagu sisse poole auk tehtud selles mõttes, et... Ja tavaliselt, kui juba niisugune millimeeter on, siis juba ref hakkab omadust aga tal ei ole pidamist ka siis enam juba, et maguskiht on ammu läinud sealt pealt. Ja. Kuigi drag-slickiga, kes näiteks tulevad esimest korda proovima, siis üks huvitav asi ongi see, et tegelikult ma nüüd radialide ja nende tänava Pro ET slickide asjad, mis nende kohta nii täpselt ei tea, aga reaalselt drag-slickil kui sellisel on nii transportkiht peal, et sa pead selle esimesel 2 korral ikka korralikult nagu põlema laskma, et see kiht sealt maha saada, et ref alles tööle hakkaks. Aga noh, et refi vahetus ongi selle järgi, et tegelikult väga kokkuhoidlik olles, siis Outlaw autoga saaks täitsa vabalt 2 hooaega ühe refipaariga ära sõita. Kui nagu kokkuhoidlik olla. Jah, aga kui tahta ikkagi... Rahvale kino ei tee, purni ei tee palju. No jah, et teedki puhtaks grammi soojaks, aga kui tahad ikkagi mehe moodi purni teha ja show'd ja värki-särki, siis läheb ülilihtsasti selle 5 võistlusega 1 refipaar ära. Ja kõige siuke huvitavam küsimus, mis on ka ju selle aasta tehniliste reeglite muudatusse ilusti sisse kirjutatud, on uued niinimetatud OEM kiired autod versus siis ehitatud tuuniautod, turvakaare ja teiste turvanõuete erisused. No see on siuke palju vaieldud ja palju küsitud teema tegelikult, et me oleme alati tahtnud, et meie
võistlusele tuleks võimalikult palju ka selliseid autosid, mis on juba tehase poolt kiireks ehitatud ja kuna vaadates nii-öelda nagu kõiki ohutusreegleid, siis otsus nii-öelda sai tehtud selline, et Super Streeti saavad nad sõita ilma nii-öelda nagu täiendavate turvanõueteta, mis see on siis kaar ja kõik muud asjad, et see tegelikult oli, see on Super Street reeglite alt välja toodud ja hetkel seal võis olla modifitseeritud juhtaju, sisselase, ehk see ei tähenda seda, et sa võid ülelaadimist muuta, eks ole, vaid stiilis vahetada näiteks õhufiltri ja siis võis olla ECU moditud, eks ole, ehk juhtaju. Aga selle mõttes juhtaju, originaaljuhtaju, mida võib ümber programmeerida ehk remarkida. Just, selles mõttes, et ta ei ole jah see, et sa paned progeaju peale. Ja kuni 10 aasta vanused sellised autod võivad hetkel meil seal sellises klassis sõita Super Streetis. Ehk me räägime siis 10-9 sõitmisest. Ja seal olidki need nõuded, et sellisel juhul ei pea, ma ei hakka nüüd punkt ajal see kõike välja tooma, aga suuresti sellistel autodel ei pea olema turvakaart, ei pea olema välist vooluringi katkestus ja nii edasi. Üks asi, mille ma tooks välja, siin on ilusti kirjutatud tehnilistes reeglites Super Streetis 5.17, mis siis ütleb, mida ei pea sellisel juhul teha. Lubatud on järelturu väljalaske torustikud, mootori õhuvõtusüsteemid ja juhtaju programmeerimine ehk remap. Ja selle kohta ma olen ise väga palju küsimusi saanud ja inimesed vaielda sellega. Turbo ei ole väljalaske torustiku osa. Turbo on ülelaadur. Väljalaske torustiku alla arvestatakse seda, mis on kõik peale turbot. Ehk kui osad loevad seda, et on lubatud järelturu väljalaske torustik, siis ei, sa ei tohi oma auto turbot vahetada. Samamoodi on sisselaske koha pealt, et turbo puhub ju õhku sisse, eks ole. Et ka see ei käi ka sinna alla. Et nagu ma ütlesin, et ülelaade nii-öelda nagu agregaate või siis ei tohi olla nii, et kui sul on vabalt hingav, et sa paned ta turbokaks või kompressoriks, eks ole, ei ole need asjad lubatud, vaid pigem ongi siin mõeldud nii-öelda nagu seda, et tehakse näiteks, ma ei tea, teine downpipe või lüüakse katt minema või mingid sellised asjad, et see otseselt ei oma sellist suurt efekti kogu sellele kompotile, et see annaks mingisuguse ulmelise piirangu ja kuidas hakata kõike neid ka lõppkokkuvõttes kontrollima, et see, miks need punktid seal ka olid, on, kuna me teame, et sellistel autodel pahatihti sellised muudatused on tehtud, siis remapi kontrollimine on pea ilmvõimatu meie tehniliste nii-öelda nagu tehniliste võimalusi arvestades nii-öelda. Ja sisselase ja väljalase, nendega on see, et sõltub autost, kes see tegelikult teab, et ma ei tea, Pagani Sondal ongi selline sisselaskeboks. Ma saan guugeldada ja otsida, eks ole, teoreetiliselt. Aga see on jällegi lisatöö, et on lihtsam, kui need jällegi, need on sellised piirangud, mis on nagu mõistusega tehtud, eks ole. Ja jällegi on suuresti lootma jäetud sellele, et inimesed on ka ise mõistlikud, eks ole, ja ütlevad, mis on tehtud ja mis ei ole tehtud. Aga ma arvan, et siin saamegi nüüd lõpetada, sest et nagu üldine asi on ju kõik ära räägitud. Suures plaanis küll. Et sükene, kui kiire ta nüüd oli, aga sükene kiire kokkuvõtlik. Tegelikult ühtepidi väga palju informatsiooni, sükene osa on tehtud, kõige põhilisem küsimused said ka vastatud. Minu meelest see kõige rohkem poleemikat tekitanud see RT ja millal see loeb, see sai väga täpselt mitu korda üle räägitud. Sai, tegelikult on jällegi see, et kui me võtame siit näiteks võtame nii-öelda nagu üldjuhendi ja võtame tehnilised reeglid, siis 2 dokumenti sisuliselt annavad kõik need samad vastused, mis me praegu nii-öelda nagu ette vuristasime siin, eks ole. Siin on näiteks nõuded, eks ole, selle sama ajavõtusüsteemile, kus me rääkisime andurite kaugused nii-öelda on seal tegelikult olemas. Siin on kaasreisijad, demosõidud eraldi punktina kirjas. Et tegelikult, kui tahta nii-öelda nagu seda lugeda, siis on siin kõik asjad nii-öelda nagu ilusasti kirjas ja saab seda lugeda, ja tegelikult ka see sama kolmas Baltic Drag Race või Baltic Drag Racing Series dokument. Võtke need 3 ette, töötage korraks läbi, see on üks õhtu lugemist. Pole isegi nii palju. Pole isegi nii palju, aga natukene võib-olla mõttega kaasa mõelda ja tegelikult on enamus
vastuseid seal olemas, saate võib-olla neid kinnistada veel, kui te soovite. Ja juba oletegi nii-öelda nagu palju targemad selles vallas. Et ega need dokumendid nii-öelda selles mõttes nagu ülipõnevad lugeda ei ole, eks ole, aga samas on nad tõesti kasulikud. Absoluutselt. Ja kaasa arvatud sõitjad võiksid neid aeg-ajalt lugeda. Vähemalt korra aastas. Ja ma arvan, et siin lõpetamegi. Kui teil on lisaküsimusi, pange kohe kommentaariumisse. Üritan ise vastata, üritab Kaarel vastata. Kui ka keegi targem ise loeb, saab ka alati vastata. Just. Et üritame ikkagist ju nii palju informatsiooniga aidata, kui me oskame. Meie väga täname. Ma tänan, et Kaarel tuli appi, et ei peaks üksi seda kõike jorudelle ette lugema. Kes seda oleks kuulata jõudnud. Jah, täpselt. Ei kaheks on alati lõbusam. Aitäh kutsumast. Ja teiega juba järgmisel nädalal on uus külaline. Kes see on, seda me ei ütle. Seda te saate päev enne teada Instagramist nagu ikka. Aga veel kord täname ja järgmise korrani. Aitäh, rajal näeme.